Eesti rahvas, armastan teid! Ooper Aida räägib võimu ja armastuse konfliktist ja tuntud traagiline ooper saab meil siin Pirita kloostri müüride vahel õnneliku lõpu. Madis Nurms on leidnud partituurist 3 väga olulist sõna: rahu, rahu, rahu. Küsime, kas tema lõpumuutus on ka põhjendatud. No, kui me vaatame Verdi algset teksti, siis Verdi ju tegelikult lõpetab üleskutsega selle ooperi. Et seal lõpus ei ole mitte 1 ega 2 korda, vaid 3 korda lausa üks peategelane ütleb rahu. Et see on selline sõnum, mis praeguse aja maailmas on minu arust väga kohane ja lavastajana ma kasutasin vabadust seda alla joonida. Nii et me lõpetame lootusrikka sõnumiga ja rahusõnumiga. Ja noori ei müürita ju kinni, vaid nad saavad kloostri pea sissekäigu kaudu maailma minna. Jah, see on selline kujundlik väljapääs, et igast olukorrast, ka kõige lootusetumast peab leiduma väljapääs. Kuidas sul tekkis mõte, et ratastoolis peab naasma Radames lahinguväljalt ja et triumfimarsi ajal näidata kaotajaid? Teate, tavaliselt ju kujutatakse tõesti, nagu te ütlesite, et Radames tuleb lahingust tagasi ja ta on võidukas, triumfeeriv. Et me pigem läksime seda teed, et kui ta tagasi tuleb, ta on murtud mees ja ta on näinud, et mida tegelikult sõda tähendab. Ja samamoodi nende sõja kaotajatega, et kui triumfimarssi mängitakse kontekstist välja rebituna, siis ta on selline üllas ja õilis lugu, eks ole, ja tore ja lõbus. Aga tegelikult kellegi triumf on kellegi teise kaotus. Ja kui me mõtleme nende etiooplaste peale, siis nad on kellegi isad, pojad, emad, kes on seal hukka saanud. Et see grotesk, kus me laulame võidulaulu sellisel süngel hetkel, see oli see, mida ma tahtsin alla joonida ja sellisel kujundlikul ja võib-olla sellisel viisil ta välja kukkus. Homme tulge elage kaasa väga mõtestatud lavastusele Aidast, aga festivalipäevik jällegi 13. augustil kell 20.50 ja siis räägime USA Iisraeli tantsuetendustest, uurime, kes ja miks tahaks seda vaatama tulla. Jääge meiega, sest Birgitta festivalil on põnev.